Puhka rahus, senator Lindsey Graham. Kogu Iisrael leinab sinu enneaegset surma, kuid mitte Islaamivabariik. Las ma räägin sulle klientide arvu vähenemisest. Mina, USA sõjaväe senaator ja Iraani vastane senaator, soovin suurele Iraani rahvale õnne. See on sõnum Iraanist ja on ülioluline, et meie vaatajad ja kuulajad mõistaksid, et Iraanis ei ole sõltumatut meediat ning riiklik ringhääling edastab režiimi ametlikku seisukohta. Ametlik seisukoht on, et Ameerika on suur saatan, Iisrael on väike saatan ja meie kõik oleme kurjad ning meid tuleb hävitada. Ja kellelgi ei tohiks selles osas illusioone olla. Tõde on see, et ta nimetas teda sõjasüütajaks ja Iraani vaenlaseks. Mis on tõde? Ta armastas oma riiki, Ameerika Ühendriike. Ta mõistis suhte tähtsust Iisraeliga. Ta uskus aktiivsesse välispoliitikasse, et Ameerika peaks maailmas muutusi looma. Kõikidele antisemiitidele, kõikidele isolatsionistidele. Ma ei usu. Unusta ära. Ma ei ole teiega. Ma olen Iisraeli poolt. Ma olen Iisraeli poolt kuni meie viimase päevani. Nad on parim liitlane, keda me võiksime endale soovida. Kahjuks, kui ta seda ütles, ei teadnud ta, et tema lõpp oli lähedal. Aga ta pidas oma tõotust olla Iisraeli kõrval kuni oma viimase päevani. Me peame ka märkima, et Islamivabariik eelmisel nädalal ajatolla Ali Khamenei matustel. Lindsey Grahami foto oli üks neist, mida režiimi pooldajad, protestijad hoidsid käes. Tema näol oli joonistatud märklaud. Muuhulgas olid loomulikult sihikul ka president Trump ja peaminister Netanyahu. Nii et kõigepealt, professor, kui sa ütled režiimimeelsed protestijad, siis sa teed neile teene ruuti. Need on jõmmid, keda režiim bussidega kohale toob. Nad on organiseeritud. Kui sa ütled protestijad, siis inimesed võivad arvata, et nad on seal tegelikult oma vabal tahtel. Sageli oodataksegi neilt seda. Nad töötavad organisatsioonis, kus kõik tulevad välja ja tead küll. Nii et protestijad ei ole õige sõna. Ma ei tea, mis on õige sõna, aga kui nad toetavad režiimi ja neil on pildid Lindsey Grahamist sihikuga, siis jah, nad on jõmmid. Aga räägime sellest teemast ja miks Iisrael on kurb. Sest Iisrael on kurb mitte ainult sellepärast, et me oleme kaotanud väga hea sõbra, eks. Ameerika patrioot ja inimene, kes uskus Iisraeli ja Ameerika liitu ning mõistis selle liidu tähtsust nii meie mõlema riigi kui ka kogu maailma jaoks. Ma arvan, et Iisraelis on ka kurbust, sellepärast et me kardame, et me kaotame inimesi nagu Lindsey Graham ja tema asemele ei tule 100 uut Lindsey Grahamit. See tekitab muret. Esiteks, kui me vaatame demokraatlikku parteid, siis näeme, et kui sa tahad presidendiks kandideerida, pead sa üles astuma ja ütlema, et oled Iisraeli vastu ja vihkad Netanyahud. See on peaaegu nagu lakmustest nüüd, kui tahad demokraatide eelvalimistel võita. Ja me oleme näinud senatoreid, keda varem ei peetud partei vasa aktivaks. Aga kuna nad kaaluvad presidendivalimisi ja kandideerimist, peavad nad justkui niimoodi alustama. Sellest saab peaaegu religioosne rituaal. Ma ei jõua demokraatide eelvalimistel kuhugi, kui ma ei ütle midagi Iisraeli kohta negatiivset. Ja teiselt poolt on meil siis need kroiperid vabariiklikus parteis ja nende suur kuulajaskond taskuhäälingute sfääris ja nii edasi. Ja see on tõsine mure, ma arvan, Iisraelis ja kõigi nende inimeste seas, kes hindavad USA ja Iisraeli suhet, et Lindsey Grahami lahkumine ei puuduta ainult teda, vaid kas me liigume ajastu lõppu, kus kahe riigi vahel oli nii tugev ja lähedane sõprus. Ei, see on väga hea tähelepanek ja see on ka väga hea tähelepanek Teherani matuste kohta. Ja sul on õigus, nad on tõesti jõhkardid. Paljud neist toodi kohale, nagu sa ütlesid, ja nad on tõesti barbarid, kes usuvad džihaadi, ülemaailmsesse džihaadi ja süütute tapmisse. Lindsey Grahami puhul aga, ja see on oluline punkt, oli ta 2016 aastal enne valimisi president Trumpi suhtes väga kriitiline. Sest ta kandideeris ise vabariiklaste eelvalimistel. Kuid pärast Trumpi valimist hakkas ta talle järjest lähemale liikuma. Ta oli teda pilganud, ta oli teda sõimanud, aga hiljem hakkas ta Trumpi presidendina hindama ja on sellest ajast peale talle lojaalseks jäänud.
nii palju, et kui Trump ütles, et me anname kõikidele nendele läbirääkimistele Islamivabariigiga võimaluse Steve Witkoffi ja J.D. Vance'i kaudu, Steve Witkoffi ja Jared Kushneri kaudu, Lindsey Graham postitas sotsiaalmeediasse, et ta alguses läks Trumpiga rääkima ja Trump rahustas teda. Nii et ta tundis end rahulikuna ja ma ütlen, et ma olin natuke närvis. Ma mõtlesin, kas see tähendab, et Lindsey Graham nõustub kõige sellega, mida Trump ütleb? Ei, ma ei usu, et see nii oli. Ma arvan, et see, mis toimus kinniste uste taga, oli see. Trump rahustas teda, et kui need läbirääkimised hästi ei lähe, mis tõenäoliselt nii ka juhtub, nagu Trump on viimastel päevadel väga selgelt öelnud, pole põhjust muretsemiseks. Ta ei kavatse allkirjastada midagi, mis oleks kahjulik Ameerika Ühendriikidele või Iisraelile. Ja et ta annab sellele võimaluse, sest nii lihtsalt tehaksegi. Samuti peame rääkima viimastel päevadel toimunud ulatuslikest Iraani rünnakutest ja Ameerika Ühendriikide vastulöökidest. See on tegelikult väga huvitav, sest teoreetiliselt, mida me vastavalt vastastikuse mõistmise memorandumile ja nendele inimestele, kes toetasid seda Washingtoni ja Teherani vahelist memorandumit, pidime me olema 60-päevases vaikusperioodis. Ja pidid toimuma läbirääkimised selle üle, mis saab pärast neid 60 päeva, mis puudutab Iraani tuumaprogrammi tõsiseid küsimusi. Aga tõde on see, et memorandum allkirjastati, kuid iraanlased ei tee seda. Isegi neid tagasihoidlikke kohustusi. Esmajoones, et väinad oleksid kaubanduseks avatud, et nafta saaks läbi väinade liikuda, eks. Nad taganesid sellest nii kiiresti, eks. Ja ma olen see on nagu see, mida Trump ütles Lindsey Grahamile. Tegelikult ma leian lohutust ja lootust sellest, et Trump ei lepi sellega. Ta ütleb, et kui te tulistate laeva pihta, peatate selle, proovite väina blokeerida, rikkudes oma, selle, mida vastastikuse mõistmise memorandum ütleb, siis maksate hinna ja maksate selle kohe ning me avame tule. Me ei luba teil seda teha. Ja see paneb mind mõtlema, eks, kui juba mõne nädala jooksul pärast kokkuleppe allkirjastamist, aga ma arvan, et ne pole veel poole pealgi sellest 60 päevast. Tead, Ameerika tulistab Iraani pihta, sest ta on sunnitud seda tegema, sest iraanlased rikuvad kokkulepet ja see pidi olema lihtne osa. Kui me kunagi jõuame tõsise aruteluni, siis see ei anna just palju lootust, et iraanlased oleksid valmis kompromissiks, mis vastaks Ameerika seisukohtadele. No loomulikult mitte, sest siis nad ei oleks nemad. See poleks enam seesama režiim, kui nad nõustuksid ühegi kompromissiga. Igatahes see vastastikuse mõistmise memorandum ise oli kohutav. Kohutav Teherani kasuks. Ja igatahes ma olen kergendunud, et see nüüd välja tuleb, sest kui nad selle allkirjastasid, olin ma laastatud, et Ameerika Ühendriigid sellise kokkuleppe nendega sõlmisid. Ma mõtlen, see oli kohutav kokkulepe. Esiteks, sa ei taha neile anda neile mitte millekski 60 päeva. Teiseks, nad hoidsid Hormusi väina pantvangis. Nii et see oli nagu pantvangi läbirääkimine. Olgu, nemad on need, kellel on trumbid käes ja Ameerika, maailma suurim suurriik, peab nende barbaritega läbi rääkima. Olgu, juba see iseenesest oli halb. Aga Iraani seisukoht oli, et USA rikkus seda kokkulepet, seda vastastikuse mõistmise memorandumit ja kuidas siis? Sõimides eraldi kokkuleppe, vahendades eraldi kokkulepet Iisraeli ja Liibanoni vahel, et kaitsta Liibanoni suveräänsust Hezbollahi eest, mis on Iraani käsilasrühmitus. Ja Teherani režiimi arvates on see vastastikuse mõistmise memorandumi seisukohalt täiesti lubamatu, sest me ei tohi mingil põhjusel kahjustada ühtegi Iraani käsilast ega teha midagi, mis võiks neid kuidagi ohustada, ükskõik kui jaburad need põhjused ka poleks. Seega on asi selles, et on õnn, et nad seda rikkusid, sest see ise on lihtsalt farss. Sa ütlesid, et nad tead küll, kaebasid selle üle, tead küll selle rahuraamistiku üle, mis lepiti kokku Iisraeli ja Liibanoni vahel Ameerika vahendusel. Aga see on lihtsalt ettekäänne, see on alibi, muidugi. Tegelik põhjus, ja see peaks panema kõik mõtlema, eks. Iraanlased nõustuvad ja kirjutavad sellele alla, jah. Tead, pakistanlased ja katarlased kõik teavad seda, jah, et väinad oleksid avatud. Ja suurem osa maailmast, keda ei huvita tead inimõigused Iraanis või režiimi vahetus või Iraani tuumaprogramm, kuigi neid peaks huvitava,
aga nende mõtted on mujal. Nemad muretsevad naftahindade pärast. Kui sa elad Indias või Hiinas, siis sa muretsed naftahindade pärast. Kui sa elad Ameerikas, siis tõenäoliselt muretsed samuti naftahindade pärast. Ja kogu selle mõtte taga ning just sellepärast Trump nõustuski kompromissiga, sest ta sai kokkuleppe, mis avas väinad. Ja ta ütles, et naftahinnad kukuvad kolinal. Ja siis iraanlased ei pea sellest kokkuleppest kinni. Ja ma arvan, et see lihtsalt näitab, et meil ei tohiks olla mingeid illusioone. Ma tean, et sul ei ole mingeid illusioone, aga ei tohiks olla üldse mingeid illusioone selle kohta, kellega me tegeleme. Ja ma ütleksin ka järgmist. Kui selle kohutava režiimiga peaks kunagi tuumaküsimuses mingisugune kokkuleppe sündima, siis ainult sõjalise surve tõttu. See on ainult sellepärast, et nad tunnevad, et neil pole valikut. Või nagu Trump ütles, nad on lüüa saanud. Nad on sunnitud seda tegema, sest nad vingerdavad, väänlevad, siuglevad nagu maod. Teevad kõik, et kokkulepet rikkuda, isegi kui nad sellega nõustuvad. Ja seega saab selle režiimiga nende tuumaprogrammi piirama panna ainult siis, kui neid selleks sunnitakse. Seda ülekaaluka jõuga. Jah, sõjalise jõuga ja muide ka majandusliku jõuga, ma arvan, sest minu arvates oli häbiväärne, et Trump otsustas, et vastastikuse mõistmise memorandum pani Trumpi ka omaenda vabastama. Tead, Kui Iraan sulges Hormuzi väina, ütles Trump, jah, ma näitan teile. Ja ta kehtestas neile embargo, nii et nad ei saanud naftat hankida ega müüa. See oli tark käik, sest see tegelikult toimis. Ma usun, et majandussurve töötas, aga probleem oli selles, et ameeriklased avaldasid Trumpile survet. Ja võib-olla õigustatult, ükskõik mida sa ka ei ütleks, nafta hind tõusis. Aga see on ka huvitav, seal on kaks huvitavat asja. Üks on see, et nagu aktsiaturg. Tead ju, aktsiaturg on väga psühholoogiline. Nii et kui keegi ütleb, et midagi hakkab juhtuma, siis mõnikord aktsiad langevad ühe ööga või tõusevad järgmisel päeval. Sama asi näib juhtuvat ka nafta hinnaga. Niipea kui Trump ütleb, olgu, kaubandus jääb avatuks. Äkitselt öeldakse, et nafta hind on langenud sellele ja sellele tasemele barreli kohta ja järgmisel päeval on nafta hind jälle tõusnud sinna tagasi. Ja kõik juhtub enne, kui on üldse võimalust naftat kuhugi liigutada, ma mõtlen kas üle väina või mitte. Nii et ma märkan, et suur osa sellest on psühholoogiline. Nii et ilmselgelt võtaks nafta hinna langus veidi rohkem aega. 5 minutit pärast seda, kui Trump midagi teatab, ei tähenda veel, et nafta juba voolab, eks. See on üks huvitav asi ja teine on see, et ma arvan, et me peame tõesti rääkima sellest, kuidas. Viimastel päevadel oleme näinud Iraani revolutsioonilist kaardiväge kõikjal välkrünnakuid tegemas. Laevad Hormuzi väinas, Kataris, Bahreinis, Omaanis. Kus veel? Araabia Ühendemiraadid. Emiraadid, arva ära, kus on üks koht, kuhu ei Iraan, ei Hezbollah, ei Hutid ega Hamas pole löönud, pole sihtinud ega pole rünnanud. Arva ära, mis riik see on? See on muidugi Iisrael ja riikide nimekirja võid lisada ka Jordaania. Nemad. Nad on rünnanud Jordaaniat, mis on Iisraeli naaber. Unustasin mainida. Ilmselt ründasid nad Ameerika baasi Jordaanias. Ja ma arvan, et see on oluline asi. Miks nad ei ründa Iisraeli? Kas sellepärast, et nad äkki armastavad meid? Muidugi mitte. See on vana hea jõud. See on, tead, Hillary Clinton rääkis palju pehmest jõust. Sellel pole selle juhtumiga midagi pistmist. See pole pehme jõud, see on kõva jõud. Nad on mures ja õigustatult, et kui nad tulistaksid raketi Iisraeli pihta, siis Iisraelil oleks ettekäändeks anda vastulöök ja teha seda jõuliselt. Ja tsiteerides president Trumpi, see ei peaks olema proportsionaalne, see ei peaks olema vastavuses kahjuga, mida nad Iisraelile tekitasid. Teisisõnu, juba ainuüksi see, et nad tulistasid Iisraeli pihta. Isegi kui me selle raketi alla tulistaksime, on see rünnak selle riigi vastu. Ja Iisrael võiks vastata ning meie võiksime vastata nii, nagu me otsustame vastata. Ja ma arvan, et see hirmutab iraanlasi ja siin ütlen ma kõigile neile eurooplastele ja teistele, kes aastaid on rääkinud, et pehme jõud ja üksteisega tutvumine ning mõistmine aitavad, kui tegeleda inimestega nagu iraanlased. Sa pead olema karm, sul peab olema jõudu ja nad peavad uskuma, et oled valmis seda jõudu kasutama, kui nad sind ründavad. Ja et Iisrael on olnud turvaline neil viimastel päevadel, kui kogu see võitlus ja tulevahetus on toimunud.
Pärsia lahes, jah, ja kaugemalgi. Jordaania on meie maailma osas. See ei ole Pärsia lahes, eks? Traditsioonilisele sõjalisele jõule ei ole asendust ja soovile ning pühendumusele seda kasutada, kui vaja on. Pole mõtet omada kogu seda jõudu, kui nad arvavad, et sa ei kavatse seda kunagi kasutada, eks? Sinu ähvardus vastata või kätte maksta peab olema usutav ja nad peavad uskuma, et sa lihtsalt ootad võimalust seda kasutada. Ja siiani on Iraan Iisraeli suhtes mänginud head poissi. Mitte sellepärast, et nad meid armastaksid, vaid sellepärast, et nad kardavad meid. See viib tagasi Machiavelli juurde. Meile meeldib, kui me inimestele meeldime, aga veelgi tähtsam on, et nad kardaksid sind täielikult. Ja et nad on ähvardanud Netanyahud ja kõike seda, et nende meeleavaldustel on samuti plakatid, kus tema pea peal on märklaua kujutis. Aga nad ei ole rohkem rakette välja lasknud. Ja muide, nad teavad, et Iisraeli kaitsevägi ja õhuvägi, et kõik meie omad, me oleme valmis. Ja üks asi, mida Iisrael on sellest viimasest ajast, alates eelmisest aastast õppinud, on see, et Iraan ei ole see koll, kelleks me teda pidasime. Teisisõnu, me oleme valmis ja me oleme tugevad. Nende õhutõrje on maas, nende armee on maas, nii palju on maas ja meie oleme valmis. Kui nad peaksid raketi välja laskma, nagu ma ütlesin, oleks see neile väga kahjulik. Aga see toob meid teise sõnani, mida te saate. Ma lisan veel ühe asja. Ja. See näitab, et iraanlased mõistavad jõudu ja kardavad seda. Mida peaks Trump siis tegema? Trump peaks neid jõudu kasutades veenma, et neil pole muud valikut, kui täita oma kohustusi vastavalt vastastikuse mõistmise memorandumile. Ja kui jõutakse tõsiste läbirääkimisteni, kui me üldse kunagi jõuame tõsiste läbirääkimisteni tuuvaküsimuses, siis pole neil muud valikut, kui oma programmi likvideerida. Vastasel juhul seisavad nad silmitsi Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli sõjalise vastulöögiga. See on ainus viis, kuidas see toimida saab. Eks. Ainus asi, millega ma sinuga ei nõustu. Muidugi olen ma sellega nõus, välja arvatud sõnad läbirääkimised ja kokkulepe. Ameerika Ühendriigid peavad näitama Iraanile, kes siin käsutab ja kõik, mida sa ütlesid, on õige. Nad peavad teadma, et sõjaline jõud on valmis seda kasutama ja et nad on selle sõja kaotanud, mida nad ka on. Aga probleem on selles, et Lähis-Idas on tajumine väga oluline. Ja kui nad hakkavad ja kui nad kuulevad, et Washington tahab läbi rääkida, näevad nad seda nõrkusena, mistõttu ei, kui nad ei. Mis siis? Trump peab ütlema, kui te tahate elada ja kui te tahate kunagi veel oma rahvast toita. Te annate meile tuumatolmu, te täidate kõik meie nõudmised. Neil ei ole vastastikuse mõistmise memorandumit ega mingeid läbirääkimisi. Meie võitsime, teie kaotasite. Ja praegu ei saa Iraani režiim seda selget sõnumit. Aga see toob meid heidutuse mõiste juurde, kus te ütlesite, et on tõsi, et Iisrael toetub kõvale jõule ja nii edasi. Teate, on oluline sellest rääkida mitte ainult Ameerika vahevalimiste eel, vaid ka Iisraeli valimiste eel, mis on tulemas. Need toimuvad umbes nädalase vahega, eks ole, meil on nüüd valimiste kuupäev paigas, need toimuvad umbes nädalase vahega. Ja miks see on oluline? Sest Netanyahu vastased ja Trumpi vastased leerid püüavad levitada narratiivi, et meie, Ameerika ja Iisrael, oleme sõja kaotanud, kuigi tegelikult ei ole me seda kaotanud. Üks viis seda teha on öelda. Näete, me oleme kogu selle aja alates 7. oktoobrist kulutanud. Iisrael tegutses Gazas ja nüüd räägime Liibanonist ja Iraanist. Oleme peaaegu 3 aastat nüüd võidelnud, aga mille nimel meil ei ole heidutust. Kuuleme seda pidevalt vastastelt, opositsioonijõududelt ja Ameerikas samuti, nii New York Timesist kui ka kõikjalt mujalt. See mõte, et me tegime seda kõike asjata, sest me kaotasime ja ma arvan, et me peame selle korraks selgeks tegema. Ma tean, et ma oleksin tahtnud olla tema paremas olukorras, kui me tegelikult oleme. Olgu, ma tahaksin näha, et Hezbollah relvitustatakse. Ma tahan näha, et Hamas relvitustatakse. Ma tahan näha, et Iraani režiim kukub. See on minu soovide nimekiri, olgu. Ja võrreldes minu soovide nimekirjaga, Mark Reagani soovide nimekirjaga, jääme me alla. Ja mina olen. Ma oleksin tahtnud, et alates 7. oktoobrist oleksime paremas olukorras, eks? Seda öeldes, kas on üldse kahtlust, et me oleme, arvestades kõike, mis on juhtunud, õigemini, kas me oleme oluliselt paremas olukorras kui varem? Kas meie strateegiline olukord on paranenud?
ja minu arvates on vastus sellele väga selgelt jaatav. mitte, et väljakutseid ei oleks, mitte, et töö oleks lõppenud. Kindlasti on veel palju teha. Aga need, kes ütlevad, et oleme kaotanud, ei vaata tegelikkusele otsa. Gazas kontrollime 60% kuni 70% Gaza sektorist. Seal on puhvertsoon Iisraeli sõduritega, kes hoiavad meie tsiviilelanikkonda turvalisena. Parem oli Hamas otse meie asunduste vastas ning nad võisid igal ajal üle piiri tungida. Hamasi võim on vaid murdosa sellest, mis ta kunagi oli. Nüüd tahaksin, et nad oleksid täielikult kõrvaldatud. Olgu, see võib võtta rohkem aega, aga kui öelda, et Hamas on üks, siis kuidas saab väita, et see on irratsionaalne, eks? Liibanon on samamoodi. Ma mäletan, ja me oleme sellest varem ka podcastis rääkinud, kuidas ma istusin valitsuse koosolekutel, kui olin riigiametnik, jah, ja siis inimesed rääkisid, andsid ministritele ülevaateid nii sõjaväest kui ka luurest, öeldes, Hezbollahil on 150 000 raketti ja nad suudavad tulistada salve, mis ületavad meie õhutõrje. Ja meil oleks Tel Avivi piirkonnas 10 hukkunuid, eks? Ja olidki sellised need. Täna on Hezbollah, nagu ka Hamas, vaid vari oma endisest hiilgusest. Kas nad on endiselt olemas? Jah. Kas on veel tööd teha? Jah, aga sa oled seda ohtu oluliselt vähendanud. See oli nii tõsine oht Iisraeli rahvale, eks, ja Liibanoni rahvale ning kogu maailmale. Jah, ja vaata Iraani. Olgu, oletame, et homme ei saavutata midagi, eks. Ja ma loodan, et see pole nii. Ma loodan, et me suudame veel midagi saavutada, aga isegi praeguses olukorras. Nende tuumaprogramm on aastate võrra tagasi lükatud. Ma tahaksin, et see oleks täielikult hävitatud, aga aastate võrra tagasi lükatud pole ka halb, eks. Nende õhutõrje on hävitatud, nende majandus on hävitatud, eks. Iraanlased kulutavad aastaid taastamiseks, eks. Me oleme neid tõesti tagasi hoidnud. Lõppkokkuvõttes ma mäletan seda. IAEA ütles enne eelmise aasta rünnakuid, et nad olid vaid nädalate kaugusel sellest, et neil oleks piisavalt rikastatud uraanipommi jaoks. Täna on nad sellest aastate kaugusel. Nüüd võib öelda, et see on ikkagi murettekitav ja peakski olema. Aga see on märkimisväärne, oluline. Erinevus. Kas olla nädalate kaugusel piisava koguse rikastatud uraani saamisest pommi jaoks või aastate kaugusel? Nii et kogu see jutt, et me oleme lihtsalt kõik kaotanud ja see on olnud aja ja jõupingutuste raiskamine, ei pea paika. Ja vaenlased on võitnud. Meie vaenlased. Meil on veel tööd teha, aga öelda, et me kaotame selle, on irratsionaalne. Noh, see on tahtlik, eks ole, sest need on inimesed, kellele pead tähelepanu pöörama. Millised hääled seda ütlevad? Ja need on hääled, kes ei taha anda tunnustust Iisraeli või USA valitsusele. Iisraeli praegune valitsus ja praegune USA administratsioon ei saa millegi saavutamise eest mingit tunnustust. Nii et kõigepealt on see poliitiline. See ei ole lihtsalt irratsionaalne. Mingis mõttes on see väga ratsionaalne. Okei. See on üks asi. Aga teine asi on see, et need on just need samad inimesed. Okei. Ja ma ütlen selle välja. See hõlmab inimesi Iisraeli sõjaväest, luurest, erinevatest valdkondadest ja poliitikast ning ka USA poliitikast. Just need inimesed pikendasid tegelikult meie võimalust saavutada täielik võit kõigil rinnetel muide. Ja kui ma ütlen meie, siis pean silmas Ameerika Ühendriike ja Iisraeli, sest relvarahud ja edasilükkamised ja taas Gaza sõja ajal oleksid asjad läinud kiiremini, kui meie käed poleks olnud seotud. Ja sama on ka täna. Palju sellest, mis võtab liiga kaua aega ja pole veel tehtud, on seotud just nende inimestega, kes seda kritiseerivad. Nemad on need, kes ütlevad, et tuleb peatuda. Nii et mingis mõttes tahaks öelda, kuulake, te ei saa mõlemat korraga tahta. Te ei saa jääda seisukohale, et olgu, anname teile veel 60 päeva ja peame diplomaatiliselt tegutsema ning siis samal ajal kritiseerida, et asi pole veel lõppenud, eks? Sest me oleksime võinud arvestada viimase 2,5 aasta sõjalisi edusamme. Ma mõtlesin alates Gaza sõjast kuni tänaseni. Kui me poleks teel nii palju kordi peatunud, oleks palju rohkem saavutatud. Ja ei ole nende inimeste süü, kes tahtsid öelda, et ei, praegu ei ole aeg peatuda. Praegu ei ole aeg. Aga olgu, meie heidutus on siiski parem. Iisraeli heidutus on palju parem ja tõestus on olemas. Olgu. Meie pihta pole väga pikka aega rakette lastud, võrreldes ülejäänud piirkonnaga.
Esiteks, ütleme nii, räägime praegusest hetkest ja me ei tea, mis homme juhtub. Heidutus on paindlik, jah, ja me teame seda. Aga hea on, et see praegu töötab, eks? Ja võib-olla peame tulevikus midagi tegema, et seda heidutust tugevdada. Jah, heidutus on alati midagi, mis on muudetav, paindlik. See on muutlik. See ongi see sõna. Vulev. Ja samuti ma mõtlen iraanlased ja tead Hamas ja Hezbollah. See, mida nad nimetavad vastupanu telje või terroritelje, kuidas iganes sa neid nimetad. Ma mõtlen, nad teevad asju, mis on hullumeelsed. Nagu sa ütlesid selle taskuhäälingu alguses, ütlesid, et Iraani ja Ameerika Ühendriikide vaheline vastastikuse mõistmise memorandum oli Iraani kasuks, eks? Ja ometi rikuvad nad seda ikka, need inimesed, eks? Isegi kui neil oleks kasurik kokkuleppest kinni pidada, ei suuda nad seda teha. Nad ei suuda end tagasi hoida. Nad näevad laeva. Nad tahavad, eks? Ma ei ütle, et nad oleksid hullud. Nad on targad, jah, aga nad on ohtlikud. See on minu jaoks kõige olulisem. Nüüd Juan mainis varem lihidalt, et meil on lõpuks olemas kuupäev Iisraeli valimisteks. See on 27. oktoober, mis on pärast kõiki juudi pühi. Ja huvitav on see, et see tähendab, et praegune valitsus on oma täisameti aja ära teeninud. Nüüd, meie Ameerika vaatajatele ja kuulajatele, nemad mõtlevad, millest Rig räägib, eks? Sest nemad arvavad, et Ameerika presidendid valitakse 4 aastaks ja nad on ametis kuni 20. jaanuarini ning neil on täis ametiaeg. Aga Iisraelis on meil parlamentaarne demokraatia, nagu Saksamaal, nagu Suurbritannias, nagu Austraalias, nagu Kanadas. Itaalias. Ja see viis selleni, et valitsused võivad mõnikord kaotada oma parlamendi enamuse ja kukuvad varem. Nad ei täida oma täit ametiaega. Ja Iisraeli ajaloos enamik valitsusi, mitte ainult enamik, vaid valdav enamus Iisraeli valitsustest kukub enne oma ametiaja lõppu. Ja see on sellepärast, et meil on proportsionaalne esindatus. Ja siis on meil palju parteisid ning kõik valitsused on koalitsioonid. Ja kui valimised lähenevad, tahavad erinevad koalitsiooniparteid näidata, miks nad on teistest erinevad, sest nad tahavad oma valijaid, nad tahavad oma toetajaid innustada. Ja seetõttu on valitsustel loomulik kalduvus laguneda. Tõsiasi, et see on üks väheseid Iisraeli valitsusi, mis on oma täisametiaja ära teeninud. Arvestades kohtureformi kriisi ja siis 7. oktoobri veresauna ning süüdistused olid õigustatud suunatud valitsuse vastu. Teate küll, mis siin toimub. Teie olete vastutavad. Mitte ainult kriitikud, vaid ka valitsuse toetajad olid jahmunud. Jah. Ja siis oli meil pantvangidraama ja siis on olnud kõik need kriisid pärast seda ning võitlus Gazas, võitlus Liibanonis, võitlus Süürias, võitlus Iraanis ja Houthid. Ja võiks arvata, et see valitsus oleks pidanud juba varem kukkuma. Ja see ongi iroonia, et sellest on saanud üks stabiilsemaid valitsusi Iisraeli ajaloos. Selles pole kahtlustki. Ma tahan lihtsalt lõpetada ühe huvitava mõttega, mille kohta ma ise veel ei tea, mida arvata. Aga kas sa teadsid, et üks põhjusi, miks otsustati või miks vaieldi selle üle, millisel oktoobrikuu kuupäeval see toimub? Ja olid valitsuse esindajad, kes ei tahtnud, et see toimuks 27. oktoobril, sest number 7 meenutab 7. oktoobril. Ja tead, sellest tegelikult arutati, nagu ma ütlesin, et võib-olla peaks see toimuma 6. või 8. Ma ei tea, see on võimalik. Ma ei vaadanud, mis nädalapäev see on, aga sa tead, kuidas valimised Ameerikas on tavaliselt teisipäeval ja nii edasi. Aga tegelikult arutati seda nagu, et mis siis? Me ei mõtle pärast seda igal ärkveloleku minutil oktoobri 7. Me mõtleme küll. Meil ei ole vaja numbrit 7, et see meile seda meenutaks, eks ole? Üldsegi mitte. Ja ma arvan, et teine hea uudis on see, et meil on valimised ja meil on kuupäev. Nii et kõik need iisraellased saavad nüüd oma oktoobri puhkuseid planeerida, sest iisraellased, erinevalt ameeriklastest ja austraallastest ning teistest, ei saa välismaal hääletada. Sa pead valimispäeval Iisraelis kohal olema, et hääletada. Ja sellel on põhjus. Ma arvan, et me arutasime seda eelmises taskuhäälingus. Aga see tähendab, et nad saavad nüüd plaane teha. Mina võin olla välismaal, ma võin minna külla, ma võin minna matkama, ma võin teha, mida tahan. Kui ma olen 26. kuupäeval siin tagasi, et 27. kuupäeval hääletada, on kõik korras. Ühe tingimusega. Üks tingimus. Üks tingimus on see, et ma tundsin ka ise nii. Ja mul on pereliikmeid. Ma mõtlesin, et okei, nüüd saavad nemad siia tulla või midagi sellist. Üks tingimus on see, kui sõda peaks uuesti algama. Ja nad sulgesid lennujaama. Umbes sel ajal.
nüüd võivad nad kas lennujaama sulgeda või kui sa oled lennul, isegi kui oled El Ali lennul, mis lendab, jääd sa ikkagi kinni. Me nägime, kuidas nii paljud inimesed jäid kinni kas Iisraelis või välismaal. Ja saigi minul on selle koha pealt küsimärk, sest oktoobriks me ei tea, mis saab, me ei tea, nagu sa ütlesid, me ei tea isegi seda. Meie taskuhääling võib selleks ajaks, kui see eetrisse jõuab, olla juba aegunud, nii heidutuse kui ka sõja mõttes. Nii et me ei tea. Aga see ongi hoiatus. aga ma lõpetan ühe mõttega, sest meie aeg hakkab läbi saama. kõik eeldavad, et kui Trump tahab neile kõvasti vastu anda, teeb ta seda pärast vahevalimisi. õige, see on tavapärane. see võib olla vale, aga see on levinud arusaam, eks? Et ta võib anda löögi. kui vahevalimised on möödas, võib ta kõigega riskida, eks? see tähendab, et kuni selle novembri esimese nädalani võib-olla on võimalus, et kõik on vaikne. Kui nad just ei jäta talle muud valikut, eks? Veel üks atentaadikatse. Tema elu vastu on juba mitu atentaadikatset tehtud. Ja veel üks asi. See ei tähenda, et Iisrael ei oleks sihtmärk või et Iisrael ei tulistaks Iraani pihta. Seda osa me ei tea. Sul võib olla õigus Trumpi osas, võib-olla ka mitte. Aga see ei tähenda tingimata, et Iisrael ei võiks sattuda olukorda, kus me oleme jälle pommivarjendites. aga kui ma ütleksin sulle, et ilmselgelt oli Iraani provokatsioon, nagu sa tead, aga Netanyahu vaatenurgast ei näe ma, et ta teeks midagi nädal enne valimisi, kui ta arvaks, et see võiks kuidagi Trumpile kahju teha. Ma olen sellega täiesti nõus. Ja muidugi, isegi tema ei tahaks teha midagi vahetult enne meie valimisi, sest ta ei tahaks, et teda süüdistataks selles, et ta teeb seda valimiskasu saamiseks. Seda ütlevad tema vaenlased alati. Kui on kahtlus, siis Netanyahu läheb sõtta ja saab selle eest rohkem hääli. See on jama. Aga see on midagi, mida ma kujutan ette, et ta arvestab. ja ma olen kindel, et lähinädalatel ja kuudel räägime veelgi rohkem Iisraeli poliitikast. loodetavasti teeme seda nii, et see ei tüüta meie lojaalseid kuulajaid ja vaatajaid. Loodetavasti mitte enne järgmist nädalat. Ja sina oled reisil. Nii et me teeme seda nii, et mina olen stuudios ja sina oled välismaal. õige, mina teen seda oma sülearvutiga. ootan huviga, et sinuga siis rääkida, Ruuti. Sama siin, Mark.